Kolmandaks käiguks, no ma julgen öelda, Ameerika klassika, selline New York style cheesecake. Juustukoogi jaoks tegelikult põhikomponent, need samad digestiivküpsid, millest tuleb põhi koos võiga. Mul on siin Blendteki blender. Vapsti! Nii, no sa vaata seda puru. Vähesed blendrid suudavad seda. Ja koogi põhiahju 200 kraadi 10 minutit. Mina siis segan läbi toorjuustu. Magustoit peab olema magus. See on siit selle. Nii palju suhkrut paneme koogile või? Saad aru, mis mulle meeldib ameeriklaste puhul? Ameeriklased liialdavad kõigega, kaasa arvatud suhkruga. Aktsendi mõttes paneme siis sidrunikoort ja sidrunimahla mõlemad. Vaadake nüüd, see läheb kõik siia sisse. Et paremini siduda jahu, aga jahu läheb siia kooki hästi vähe. Lisame muna. Kui te kodus teete, siis te võiksite teha vabalt ka eelmisel päeval selle koogi valmis. Siis ta kõik maitsed tõmbuvad seal mõnusalt ja anda veel parem järgmisel päeval. Samal ajal, kui me siin magusad teeme, tead, Võrumaa metsade vahelt nopri talust tulevad sellised valmis magustoidud, mis on siis inspiratsiooni saanud suurest õhtusöögist. No mis ma oskan öelda? Kadedaks teeb. Kas selline ameerikapärane cheesecake võiks ka olla üks magustoitudest, mis võiks sobida siia topsi? Natukene modifitseerides saaks kindlasti, et võib-olla ta ei olekski nagu klassikaline cheesecake, vaid ta oleks selline cheesecake'i magustoit. Mega hea on see. Nii, Wow. valmis on. Aga, Mega ilus. nüüd laseme tal seista natukene. Ja läheb külmkappi. Hapet on siia juurde vaja, marjasust on siia juurde vaja. Tükeldame puuviljad mõnusalt väikseks. Me valmistame sellise mahlase ja puuviljase salsa. Maitsestame nad ära, paneme münti juurde luksveegilt ja laseme siia apelsinimahla natukene. Vapsti, vaadake seda värvi. Musta vipart äkki jahvatada ka veel juurde. Jaa, musta vipart. Ma ütlen ausalt, Rain, sa oled väga palju ägedaid mõtteid mulle andnud, aga see siin on praegu tänase päeva parim mõte. Aga väga hea. Cheesecake. Cheesecake, jah? Jaa. Nüüd on meil tahenend. Assa, vähemalt midagi kukkus plaanile. Voilà, väga ilus, ühes tükis esialgu. 2 põhjust, miks me neid koogi ääri ju lõikame ja mõlemad põhjused on väga olulised. Esimene põhjus on see, et me saaks ise need ära süüa. Ja teine põhjus on see, et ta näeb visuaalselt tegelikult ilusam ka välja. Ma võib-olla jätan sellise mulje, et ma praegu valetan ja mängin nagu üle, aga päriselt ka. See on nagu mega hea kook. Laske rahulikult, mitte nii nagu Teet Margna seda tegi. Niimoodi või? Jah.